Tere ilusat esmaspäeva! Täna minu video tuleb baseerudes Facebooki grupist Finantsvabadus, vabandust, jah. Ja seal tuli eelmise nädala alguses või juba siis üle-eelmise nädala lõpus üks murepostitus ühelt naisterahvalt, 3 lapse emalt, kes oli siis nii-öelda tüüpilises raharattas. Ehk siis tööd teeb, aga raha ikka ei ole, tahaks veeta rohkem aega oma lastega ja tegelikult see raha järgi töötamine või raha järgi minemine ja see võtab tohutult energiat ja siis ei olegi jaksu justkui enam mitte millegi jaoks. Ja kui paljud inimesed tegelikult selles rattas kinni on. Ja mina jagasin sinna postituse alla 5 mõtet või tegelikult 6 mõtet, kuidas sellest rattast välja saab, sest ma olen ise olnud selles rattas ja ma olen ka teisi juba 8 aastat sealt välja aidanud. Ja ma mõtlesin, et ma räägin siia videosse täpselt need samad sammud, mis ma sinna kirja panin. Kõigepealt, number 1 asi. Sa pead tegelema oma mõtteviisiga ja mõtteviisiga raha suhtes, eks. Raha ei ole mitte midagi meist väljapool ja üks suurimaid mõtteviisi lõkse on see, et me seame raha omale eesmärgiks, et kui mul on, ma ei tea, finantsvabadus, kui mul on see, siis ma saan hakata elama. Aga nii kaua, kuni sa oled selles nii-öelda raha on sinu eesmärk, siis sa tegelikult ei suuda nautida elu ja sa teadlikult ei tee valikuid, vaid sa oledki seal rattas kinni. Ehk siis esimene mõtteviisi vahetus, mida sa võiks teha, raha on vahend, mitte eesmärk omaette, eks. Ja siis, kui sa mõtled sellest, lähtud sellest, et raha on vahend, siis on sinule küsimus, mida sa tahad elus kogeda, mida sa tahad elus ära teha, mida sa tahad kuidas sa tahad, et sinu elu oleks. Ja mina alustaks sellest, et milline on minu ideaalne elu ja milline on minu ideaalne nädal, eks. Täpselt selles kohas, kus sa täna oled ja sealt hakkavad juba see, et raha peab tulema vahendiks järgi, mitte olema eesmärk omaette, mida me siis lõputult taga ajame, eks. Number 2, töö. Ära tee tööd raha pärast. Tee tööd sellepärast, et sulle meeldib seda teha, sellepärast, et sul on tähendus seal taga. Küsi endalt, millesse ma tahan panustada, millist probleemi maailmas ma näen, mis mind võib-olla ennast isegi ärritab ja ma tahaks seda kuidagi oma oskuste, teadmiste, kogemustega lahendada. Seal on sinu võimalused. Siis sa ei lähe tööle, ma pean minema, vaid sa lähed tööle sellega, et ma päriselt ka tahan anda. Sa saad hoopis teise tähenduse seda teha. Ja kui sa oled valmis selles suhtes sügavamale minema, siis jah, mina aitan inimesi leida oma seda asja, mis paneb neil silma särama. Aga see tuleb sinu kogemustest. Ma ei räägi töökogemustest või kooliharidusest. See tuleb sinu elukogemustest, mis sa oled läbi teinud, sinu väärtustest, millest sa päriselt hoolid. Meid on liiga palju, kes ei ole endale neid asju selgeks teinud, näiteks mis minu jaoks üldse oluline on ja liiga rääkimata veel sellest, et kellel on julgust minna nende asjade järgi, on ju. Et see algab sellest, et sa kõigepealt õpid ise ennast tundma ja vaatad ennast avatud pilguga, et oota, ma hoolin sellest ja ma tõesti tahan sellesse panustada, on ju. Et tööd mitte teha ainult raha pärast, vaid eelkõige sellepärast, et sa ise tahad minna sinna tööle. Ja kui me räägime emadena, siis mida see näitab meie lastele, kui me lähme tööle selleks, et ellu jääda? Nad on pärast täpselt samasuguses õnnetus selle raha tagaajamise rattas kinni. Kui sina tahad seda muuta oma laste jaoks, siis kõigepealt muuda ise ennast selles suhtes just, et leia omale see väljund, mis sulle meeldib. Ja mitte lihtsalt tegevus, ma ei räägi, mingisugune missioon, just nimelt väärtused, millest sina päriselt hoolid ja millesse sa tahad kaasa aidata, et see nii saaks olema, on ju. Number 3, varad. Mõtle, kuidas sa saaksid luua varasid. Mis asjad on varad?
Jah, vara võib olla kontol seisev raha või siis aktsiatesse investeeringud või teistesse väärtpaberitesse investeeringud, eks. Aga raha võib ka olla süsteemne ettevõte, mida sa oled varana üles ehitanud. Raha või vara võib olla kinnisvara, eks. Ja siin ka, et millele mõelda, on mõtle võimendusele, kuidas sa saad iseennast võimendada ja siin ongi märksõnadeks, ma ütleks meeskond, läbi oma meeskonna, läbi raha on võimalik võimendada, on ju, ja läbi süsteemide, eks. Et need on teemad, kui sa täna nendega ei ole tuttav, siis need on teemad, mille kohta sa võiksid rohkem uurida, eks. Et raha ei pea olema võib-olla sinu jaoks selline, inglise keeles on siuke hea sõna nagu obsession, nagu ta on minu jaoks, ma uurin väga palju raha kohta, just raha mõtteviisi kohta, on ju. Aga raha on väärt sinu tähelepanu selles mõttes, et sa keskendud sellele ja sellega koos sa natukene harid ennast finantsvaldkonnas rahateemadel, eks. Sa ei pea saama finantsjuhiks või raamatupidajaks, aga sa võiksid selle kohta teada üldteadmisi ja ennast harida sellel teemal. Nii, ettevõtlus. Kui sa ei ole veel ettevõtja, siis ma soovitan sul seda teed vähemalt kaaluda. Ja siin ei ole see, et osad meist on sündinud ettevõtjaks ja osad ei ole. Kui sinu sees on pisik, siis järelikult keegi kuskil inspireerib ja see on kutse sulle, et võib-olla on tõenäoliselt sinus ka seda soovi. Julgus on see kutse vastu võtta, eks. Ja miks ettevõtlus on oluline jõukuse loomisel või raha loomisel, sest see annab sulle kordades rohkem võimalusi. Palgatööl sul tekib katus peale ja kui sa ei oska raha juhtimist ka hästi, siis sa oled lukus, on ju. Seal on omad reeglid, millega hakkama saada ja nii edasi. Ettevõtlus on täpselt samamoodi oma reeglid, mis tuleb ära õppida, aga seal on rohkem võimalusi. Ja teine asi, see võimaldab sul rohkem aega sättida. Sa ei ole lukus lepinguga, et ma pean 8 tundi päeval kellegile teisele andma. Seal on sul ajalisi võimalusi ka potentsiaalselt oma nädalagraafik niimoodi paigutada, et kõik osapooled on õnnelikud. Sina oma lastega koos, on ju, perega koos ja samal ajal, et ka raha loomine saab tähelepanu ja soovitatavalt siis läbi sinu asja, läbi selle tähendusrikka töö tegemise, on ju, et sul on mingi mõte ka sealt taga, eks. Oskused. Nii palju ja kust see tuleb, on süsteem. Meid kõiki on õpetatud läbi majandussüsteemi, läbi koolisüsteemi, läbi perekondliku kasvatuse saama paremaks spetsialistiks. Ja kui me mõtleme, et ma tahaks rohkem raha saada, siis ma pean saama paremaks arstiks, paremaks advokaadiks, paremaks, ma ei tea, kirjanikuks, mida iganes, tegema rohkem sama asja, on ju. Jah, paremaks küll, aga mitte õppides sama asja. Kui sa tahad luua jõukust, siis sa pead õppima võib-olla oma ametile või spetsialiteedile juurde oskusi, mis võimaldavad luua rohkem raha. Selleks on näiteks müük, delegeerimine, juhtimine, sealhulgas raha juhtimine, aga ka inimeste juhtimine, on ju. Süsteemsus või süsteemide loomine, eks. Ja neid oskusi pakkumiste tegemine näiteks, on ju. Et läbirääkimised, et need on oskused, mis võimaldavad sinul saada paremaks spetsialistiks potentsiaalselt oma klientide jaoks. Kuidas? Oletame, et sa oled kirjutaja, eks. Copywriter või tähendab artiklite kirjutaja, on ju. Aga nüüd sa õpid juurde müüki või sa õpid juurde inimese psühholoogiat või sa õpid juurde nii-öelda high ticket pakkumiste koostamist, on ju, kõrge hinnaga pakkumiste koostamist, kuidas see täpselt käib. Kui sa seda õpid juurde, siis sinust saab automaatselt ka parem kirjutaja, sest kui sa ennem näiteks varikirjutajana kirjutasid spetsialistile blogiartikleid, on ju, või raamatut kokku, on ju, siis nüüd sa tead, kuidas kirjutada näiteks müügikopit. Kuidas, ja nüüd sa saad selle teksti
pakkuda oma kliendile ja see toob kliendile rohkem tulu kui lihtsalt näiteks blogiartikli kirjutamine. Blogiartikli kirjutamise eest võtsid 100 eurot, aga nüüd selle müügipakkumislehe kirjutamise eest sa võid küsida 3000 eurot potentsiaalselt, on ju. Ja sama ajaga sa tegelikult lood kordades rohkem raha. See on võimendus, on ju, läbi uute oskuste õppimise. Sa ei pea saama paremaks spetsialistiks, sa pead õppima oskusi, mis võimaldavad sul luua rohkem raha, eks. No vot, 5 punkti olid need, eks. Kordan uuesti üle. Number 1, suhtumine, mõtteviis rahasse. Raha ei ole eesmärk, raha on vahend millegi jaoks. Number 2, töö. Ära tee tööd raha pärast. Sa oled sellega puudusteadvuses ja ellujäämises. Tee seda, mida sa armastad ja tee seda puhta andmise pealt, sest sulle meeldib seda teha, sa tahad sellesse ennast panustada, seal on sinu väärtused ja nii edasi. Ja siis sa oled küllusteadvuses, on ju. Oska luua varasid, nüüd õpi seda raha, varade loomine, võimendamine, 4. punkt ettevõtlus ja 5. punkt oskused konkreetselt raha loomiseks, müük, läbirääkimised ja nii edasi, mis ma siin ennem just näitena tõin, on ju. Ja usu mind, kui sa nendega teadlikult tegeled iseendaga, oma mõtteviisiga ja kõigi selle nii-öelda raha võimendamise ja maailmaga, siis sa saad palju rikkamaks inimeseks, sa saad palju jõukamaks inimeseks, aga mitte ainult jõukamaks inimeseks. Sellega koos hakkad sa ennast väärtustama rohkem, ennast nägema rohkem, sa hakkad, see muudab sinu suhteid lastega, sinu, ma ei tea, elukaaslasega, võib-olla vanematega, õdede, vendadega ja see teeb sind palju enesekindlamaks ja julgemaks inimeseks. Ja vot see on tegelikult see tõeline auhind, mille poole liikuda, on ju. Kõik on võimalik, kui sa lased ennast ka aidata, on ju, ja võtad abi vastu ja võtad seda teekonda vastu. Ja kui sa tahad kiiremini sinna poole liikuda, siis ma soovitan sul kasutada mentoreid, sest mentorid eelkõige jah, annavad sulle ka süsteemide õpetusi ja nii edasi, on ju. Aga head mentorid on ka need, kes oskavad sul siin ümber keerata. Aga kui sa valid mentorit, siis turg on täis inimesi ja ole siin ettevaatlik ja vali inimene, kes on päriselt ise ka kuskile maale juba jõudnud, on ju. Et täna Eestis eriti on väga lihtne infot leida ka nende tulemuste kohta, on ju. Noh, kas nad on täpselt õiged, aga vähemalt suurusjärk, eks. Ja tee oma valikuid teadlikult selles mõttes, et nad on päriselt ja küsi inimeste käest, küsi teiste inimeste käest, kes on nendega koostööd teinud, kui sa valid omale mentorit, et see on ülioluline. Kui sina tunned, oled jälginud, oled näinud mind ja tunned, et kohe ära, et Liina, sina oled see minu õige inimene, kes oskab edasi suunata, siis minul on praegu 2 kohta coachingus, 1-1 coachingus 3 kuu pakett. Kui sa oled huvitatud, siis kirjuta mulle liina@vetik.com ja ma jagan sulle hea meelega rohkem informatsiooni. Ja kui soovid, siis me saame sinuga ka personaalse kõne teha sellel teemal. Aga muus osas ma soovin sulle edu ja nagu ma ütlesin, alusta sellest, millist elu sa päriselt elada tahad. Julge see endast välja kirjutada, eks? Ja sealt maalt hakkab juba mõte teistmoodi tööle. Kohtume uuel nädalal uute mõtetega. Tšau, tšau!